Mis puudutab RMK-d, siis selle koha pealt me võime kasutada seda sama majandusmudelit, mis meil igal pool kehtib. Kuna tegemist on riikliku aktsiaseltsiga, siis selle aktsiaseltsi osanikud on Eesti Vabariigi kodanikud. Selle aktsiaseltsi osanikud on Eesti Vabariigi kodanikud ehk meie. See tähendab, et me võtame selle RMK ja jagame need aktsiad kõigi Eestimaa kodanike vahel ära. Nii et iga kodanik saab omale aktsia, RMK aktsia, mis siis tunnustab teda kui Eesti riigimetsa osanikku. Ja siis laienevad temale aktsionäri õigused. Seda aktsiat ei või niisama müüa, edasi müüa, et ei tekiks olukorda, kus mõni aktsionär ostab need kõik endale kokku. Aga seda saab pärida näiteks. Ja niimoodi saab meie mets liikuda põlvest põlve edasi ja neid otsuseid tehakse juba aktsionäride nõusolekul ehk saavad toimuda rahvahääletused, saavad toimuda erinevad ettekanded, saame inimestena ise valida omale selle aktsiaseltsi juhtkonna, tegevjuhi ja muud osatäitjad. Me saame reguleerida, kuhu selle ettevõtte kasum suunatakse, kuhu suunatakse ressursid, kui palju istutatakse metsa juurde, kui palju seda hooldatakse. Meil on väga suur kogukond inimesi, kes hoolivad metsast, kes tahavad reguleerida ja hoida seda väärtuslikku maavara, mis meile antud on. Meil on väga tugevad vabatahtlike liidud ja organisatsioonid, et me võime ka sealt valida omale sobivad eestkostjad ja juhid, kes hakkavad seda ettevõtet reguleerima. Ja siin koha peal ma kutsun üles ka mõtlema, mis oleks selle RMK siis uus nimetaja. Kuna riigimetsa majandamise keskus sisaldab seda sõna majandamine, mis on olnud kogu selle tänase olukorra kurja juur, siis mina nimetaks näiteks riigimetsa kasvatus. RMK. Mõelge selle peale.